Tervist, head inimesed! Tartu Hoiu-laenuühistu pankroti võlausaldajate üldkoosoleku 3. juulil homme kell 10.30 esitatakse valeinfot ja desinformatsiooni. Esiteks juba see, et saadab kirju keegi Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus. Aga juhatuse volitused on ju seoses pankroti väljakuulutamisega lõppenud. Et peaks saatma pankroti haldurid. Et juhatus, ma ei tea, see ise hakanud juhatus ei ole keegi. Teine asi, nüüd, kuna täna ma selle teema üles tõstatasin, et tegelikult on soovitus Tartu Hoiu-laenuühistu tegevust jätkata, proovida ühistu tervendamist, siis pankrotimehed on tagajalgadele tõusnud ja on öelnud seda, et 29. juuniks tuli esitada oma nõuded selleks, et üldse homsel koosolekul saaks osaleda hääleõigusega. See on küll üllatus, sellepärast et mina ja väga paljud liikmed saatsime 3 päeva enne, nii nagu oli 26. juunil toodud kirjas öeldud, 3 päeva enne, see tähendab hiljemalt 30. juunil, mitte 29. juunil. Nii et head inimesed, ärge alluge provokatsioonile, kui te esitasite ka 30. juunil oma nõuded ära pankrotihaldurile, siis minge kohale homme 10.30 Tartu maakohtusse ja kohtunik on kohal, ta lahendab selle asja. Lisaks on desinformatsioon, et Tartu Postimehes ja ka nüüd liikmetele saadetud, see on vist pisukese kirjutatud küll juhatuse nime all. Tema muidugi on hästi demokraatlik, temal võivad tankistid olla, millest ta mind süüdistas, et minul pole tegelikult kunagi tankisti olnud, aga näed, tema kirjutab juhatusele tekste ja nii edasi. Aga see selleks, kirjutab, siis kirjutab, ta võtab raha kasti selle eest nii juhatuselt kui ka oma nendelt liikmekoja liikmetelt, ega ta tasuta seda tööd ei tee, et selle Tartu Hoiu-laenuühistu pankroti ta orkestreeris endale heaks sissetuleku allikaks ja küllap ta loodab siis aastaid sealt pealt elatuda. Aga ta kirjutas, et liikmed ei saavadki, muidugi ta tegi demagoogiat, et teha ettepanekut, et siis pankrotihaldurid teevad ettepaneku. See on muidugi vale tervendamiseks või mitte tervendamiseks, see on vale, sellepärast et isegi kui kohus on otsustanud, Eesti pankrotiõigus näeb niimoodi ette, lugege pankrotiseadust, aga kui võlausaldajad otsustavad äriühingu tervendamise kasuks, siis see otsus sõidab isegi kohtu määrusest üle. Nii et head liikmed, kui te arvate seda, et Tartu Hoiu-laenuühistut tuleks tervendada, siis otsustage nii. Ja enne kui otsustama asute, et see mitte ei ole minu mõjutamine või asi, kui siin, ma ei tea, kas pisuke või juhatus või kes see kirjutab neid kirju, et kohe kindlasti mitte ei ole tervendamine võimalik ja püramiidskeemid ja ei tea, mis asjad veel juures, palun esitage äriplaanid. Ilma tervendamata, kui palju liikmed saavad rahavood aastate lõikes, ajakava ja kui hakata tervendama, see tähendab seda, et ei müü mitte labakaupa maha ühistu tuuleparki, vaid jätame ühistu tuulepargi tööle, teenime sealt omaniku tulu, jätame metsatööstuse tööle, arendame metsakinnistuid, arendame välja pooleli olevat kinnisvarad. Palju siis tuleb rahavoogu, millised on riskid ühel puhul, millised on teisel puhul, ajakava ühel puhul, teisel puhul. Palun, põhjalik ülevaade. Otsustamiseks peab olema põhjalik ülevaade. Ei saa olla niimoodi, et 3 päeva enne saadetakse kiri välja, et vaat päevakord on nüüd selline, et kas tervendamine või mitte. Ja loomulikult tervendamist ei tule, seda arvab pisuke, eks ole. Seega kõik peavad nagu Nõukogude Liidu kommunistlikus parteis hääletama, nii nagu pisuke ütleb. Vaat ei ole niimoodi. Palun liikmed, kes kohale tulevad, nõudke põhjalik analüüs. Üks variant, teine variant. Ja ei ole niimoodi, et mina arvan, meie vaatasime seal niimoodi, et niimoodi võiks olla. Põhjalik, kirjalik analüüs. Ja vaat selline see on. Ja veel lõpetuseks, kui mõni arvab seda, et ühistu tuulepark võiks realiseerides, labade kaupa realiseerides ja maha lammutades, et sealt võiks rohkem tagasi saada, siis palun võtke ühistu Narva kontor, mis on hüpoteegi vaba, Tartu peakontor, mis on hüpoteegi vaba. Lammutage see maha, võtke lammutusluba ja müüge see telliskivi haaval maha ja vaadake, kas te saate rohkem sellest, kui seda turuväärtusega tervikuna realiseerida või teenima panna. Ja kui te arvate, et tellise kaupa saab rohkem, siis pange ka psühhiaatri juurde aeg kinni. Need on minu mõtted, ettepanekud homseni.